Tere, head veebiseminaril osalejad, tere tulemast kuulama-vaatama veebiseminari Enesetunne tund enesele. Me oleme täna otse-eetris kõikjal maailmas, sest internet annab meile selle võimaluse. Internet on meile andnud võimaluse ka olla ühenduses maailmaga, sest kujutage ette, kui viimase 6 või 7 nädala jooksul meil ei oleks võimalust olla ühenduses, olla teadlikud sellest, mis maailmas toimub ja kuidas teised karantiini ja eriolukorda läbi elavad, läbi põevad. Oleks päris kohutav ilmselt. Õnneks on meil vähemasti see võimalus olemas. Aga täna me räägime sellest, mis toimub eriolukorra ja karantiini ajal meie peades. Räägime sel teemal Confido meditsiinikeskuse psühholoog, pere- ja paariterapeudi Triin Ketlin-Siskaga. Tere! Tere! Ja Triine Talvega, kes on Südameapteegi farmatseut. Tere! Ja head kuulajad ja vaatajad, kui teil on küsimusi, mõtteid, siis neid võite te esitada meile Facebooki abil sealsamas webinari aknas. Kutsume teid aktiivselt kaasa lööma, suhtlema, arutlema ja küsimusi küsima. Sellest samast suhtlusest me võiks ka alustada, et Triin Ketlin, kuigi tänane eriolukord võib tunduda selline väga eestlaslik selles mõttes, et me oleme ju teadupärast kõik introverdid ja meile ei meeldi suhelda ja meile meeldib inimestest kaugelt suure kaarega mööda minna ja kallistamine ja käesurumine on meie jaoks täielik no-no, siis reaalsus on ju midagi muud. Meile tegelikult meeldib suhelda, me vajame suhtlust, me vajame teisi inimesi enda ümber. On see nii? Ja loomulikult vajame ja eks praegune olukord, need piirangud, tavapärase rutiini muutumine või siis selle rutiini kehvenemine, et see kõik põhjustab sellist igavust, frustratsiooni ja maailmast üldse laiemalt isolatsioonitunnet. See on tõesti väga oluline, et me saaksime suhelda, aga kui me seda ei saa, siis sellel on päris negatiivsed tagajärjed küll. Kui kiiresti suhtlemisvaegus tekkida võib üldse? Me suhtleme ju igapäevaselt, et sõltub inimesest nüüd, kui palju ta suudab sellist normaalset suhtlemist üleval hoida. Mõni ju jätkab tööl käimist, selliseid igapäevaseid normaalseid kontakte, aga see ei ole enam päris endine. Ja samas ka see digitaalsete vahendite kaudu suhtlemine pole ka päris see. Et sõltub ka inimesest endast, tema isiksusest, eks ju, et mõni on selline, mõni võib olla rõõmustas, kui ta nüüd koju jäi. Et saangi puhata, saan taastuda, saan võtta aega iseendale ja endasse süüvimiseks ja siis mõne jaoks on see palju raskem. Mõni ekstravert, kes igapäevaselt tahaks saada lihtsalt sellist tagasisidet, peegeldust enda igapäeva üleelamistele, et selline väike kontakt, et mulle tundub, et kui ma praegu olen ka kuulnud inimesi ja oma kliente nagu rääkimas, et see tavapärane kontorielu võis olla selline, et miski mõne kliendiga suhtluses tuli mõni pinge üles, siis sai minna nii mõnusasti oma kolleegi juurde istuda korra sinna tooli või diivani peale ja võtta seda hetke, siis kolleeg lihtsalt noogutab, et ta mõistab. Et selline vahetu suhtlus, et see on ju tõesti puudu praegu, isegi kui me nagu loome seda kontakti veebi teel. Kontori ja tööelust on ju tuntud väljend see kohvimasina või veepaagi vestlus, see kiire chat, kiire mingisugune infovahetus ja see on ju tavaliselt kõige sellisem vahetum, et palju sul seda kodus siis ikka on. Pereinimesed muidugi jätkuvalt armastavad oma abikaasasid, elukaaslasi ja lapsi, aga ühel hetkel ma kujutan ette, et see sotsiaalne ring muutub ikkagi liialt pisikeseks. Või sa oled harjunud palju suurema sotsiaalse ringiga ja tahes tahtmata mõjub see siis ka pähe või meie psüühikale? Ja kindlasti mõjub,
et näiteks sõltuvusuuringuid on ju läbi viidud ka, et see on tegelikult üsna uus teadmine, et varem arvati, et inimene jääb sõltuvusse ainult ainest kui sellest, et ajul on mõnus mingit ainet saada, aga lisaks sellele ka näiteks just sellised katsed rottidega on tehtud, kus need rotid, neil oli antud nagu 2 veepaaki, kus oli see mürgitatud vesi ja siis see terve vesi. Mürgitatud vesi oli siis mõne sõltuvust tekitava ainega. Ja siis tegelikult need rotid, kes olid rõõmsalt, neil oli see mängupark olemas ja neil olid teised rotid mitte liiga palju, sest et ülerahvastatus on ka väga stressirohke. Aga just nagu piisavalt ja neil oli võimalus nagu mängida ja tegeleda muude tegevustega, et tegelikult sellist sõltuvust, nad valisid selle puhta vee. See on väga oluline teada, sest me näeme ka statistikast, et praegu ju kasvab hüppeliselt koduvägivald, alkoholi kuritarvitamine ja kõik need ärevuse, depressiooni, isegi traumasümptomid sellest, et tuleb jääda koju. Ma tean sarnast katset rottidega ka, aga seal manustati neile siis kellele kokaiini ja kellele LSD-d, aga see on hoopis teise vestluse teema. Et Triin Ketlin, kui te korraks mõtlete enda nii-öelda veebi teel peetavate koosolekute peale ja suhtlemise peale, siis kas te näete, et selles suhtluses endas on midagi muutunud? Et ma ei tea, inimesed võib-olla lobisevad palju rohkem või üritavad sellist inimlikku kontakti saada arvuti vahendusel siis üksteisega? Ja no minu tutvusringkonnas on kasvanud lauamängude internetis mängimine näiteks, et kes oleks seda võinud arvata, et nüüd üks selline tuntum mäng, et nende siis online versioon on seal ka paranduses, sest et see server lihtsalt ei suuda vastu võtta nii suurt hulka kontakte. Et mulle tundub, et rohkem võib-olla räägitakse veebi teel tühjast tähjast, rohkem võib-olla saadetakse mingeid nalju ja et vajatakse sellist väikest natukestki kontakti, mulle tundub. Triine, millised on sinu kontaktid või kogemused selle koha pealt olnud? Jah, et selles suhtes on suurenenud nii-öelda veebikontaktide arv, kui varasemalt sai siis ühiselt aega koos veedetud, siis tegelikult on see kõik liikunudki veebi, aga selles on nõus, et pigem on see selline tõesti juba naljade jagamine, mis veebis ringleb, mida igapäevalt nähakse ja on lihtsama jutu rääkimine. Kindlasti on tekkinud igatsus selle järgi, et oleks võimalus suhelda näost näkku, vestelda võib-olla tõsisematel teemadel, kogeda seda vahetut emotsiooni teiselt inimeselt. Et selle puudus on kindlasti praegu kasvanud päris suureks. Et see sama kohvimasina vestlus nii-öelda on see, mida meil kas või hetkekski vaja on iga päev. Jah. Kas teie enda kogemuse põhjalt olete te näiteks näinud seda, et kui te käite väljas poes või lihtsalt jalutamas, et kas või distantsilt võõraste inimestega olete kuidagi teistmoodi suhtlema hakanud, vahetate lugusid äkki? Või selle koha pealt olete te ikka jätkuvalt täitsa tavalised eestlased, silmad maas kaugelt mööda? Et võõrastega kindlasti ei ole otseselt suhtlema nüüd hakanud, aga tööalaselt mõjutab see kindlasti, et kui vaadata inimesed, kes tulevad apteeki, et nad soovivad mingilgi määral rohkem suhelda, sest see on nende esimene võimalus, kas siis rääkida oma murest, on see siis tervisega seotud, et see on koht, kus nad saavadki tulla vestlema, nõu küsima ja abi küsima, et nad ei oska võib-olla ka tänases olukorras kohe kuhugile mujale pöörduda. Aga eriolukorras, kus inimkontaktide arv peaks olema viidud miinimumini, eriti pisikestes või pisemates siseruumides, nagu üldiselt apteek on, siis selline pikk vestlus on ju pigem vastunäidustatud. Jah, selles suhtes küll, et selles osas peab väga tähelepanelikult jälgima. Apteeker on apteegis loodud spetsiaalsed meetmed, et ei oleks liiga palju inimesi, liikumine apteegiruumides on piiratud. Et aga paratamatult on inimestel vaja siis oma tervisemure jaoks ka ravimeid ja kõiki ravimeid alati ei ole võimalik koju nii-öelda saada koheselt.
ma teistpidi kujutan ette, et see 6-7 nädalat, kellele kuidas, on võib-olla mõjunud päris laastavalt ja sellist imerohtu apteegist, mis justkui selle stressi, ärevuse ja suhtlusvaeguse maha võtaks, ei ole ju olemas või noh, need, mis selliseid asju leevendavad, on nõndanimetatud roosa retsepti all ja mõjuvad tervisele peale ja kehale juba hoopis teistmoodi. Imerohtu tõesti apteegist ei tasu loota ja ikkagi iga ravimil ka mis on need roosa retseptiga on oma näidustus, et niisama midagi võtta ei tasuks, kuid apteegi käsimüügi valikus on siis saadaval lihtsamate sümptomite esmase seis ongi ärevuse, pingelisuse, ka mis see pingelisuse ärevus põhjustavad magamatus teistpidi ja kui on öö vahele jäänud kehva unega, siis teistpidi päev on jällegi pingelisem. Et selliste murede vastu ja nende vastu on apteegi käsimüügis saadaval siis erinevaid tooteid. Kuid tuleb kindlasti meeles pidada, et kui see probleem on pikalt kestnud, tuleb ikkagi ka pöörduda spetsialisti poole, mitte lihtsalt loota abi ainult tablettidest. No see on praegusel juhul küll pigem selline tunnetuslik küsimus, aga kuidas tundub, kas praegu pöördutakse apteeki rohkem ka näiteks retseptidega, mille peal on rahusteid või antidepressandid välja kirjutatud või seda ei ole näha? Sellist trendi pigem otseselt ei ole täheldanud, sest neid on kogu aeg inimestele välja kirjutatud. Pigem küsitakse võib-olla käsimüügist, et ajutiselt ongi unega probleeme, et ei maga öösel hästi või siis päeval, et päev on olukord kodus, kodukontorid töötas koos lastega on muutnud väga pingeliseks ja ärevus kasvab. Aga mida siis teha? Baldereni tabletid ma kujutan ette. Balderen on, ma arvan, üks kõige enam levinud ravimtaim, mida kindlasti on praktiliselt kõikides rahustavates tablettides sees ühe taimena. Kindlasti tasub seda võtta, kui tahab meeles pidada, et see võib muuta ka uniseks, et ei tasu võtta seda vahetult näiteks enne autorooli istumist. Lisaks Balderenile on olemas siis teisi ravimtaimi veel, melissi, humalat, võib-olla kõige tuntum on ka naistepuna, mida teatakse loodusliku antidepressandina, kuid selle puhul tuleb kindlasti meeles pidada, et ei sobi kokku kõikide ravimitega ja tal on ka mitmeid kõrvaltoimeid, mille tõttu peakski konsulteerima apteegis kohapeal apteekriga, rääkima muudest ravimitest, mida tarvitatakse, et leida ühiselt see sobiv toode. Et kuna praegu eriolukorras ei soovitata ka apteeki minna, on võimalus ka e-apteegist saada nõustamist ning leida sealt infot toodete kohta, et see on siis täiesti kontaktivaba ostlemine. Lisaks sellele, et tööl käimine on väga tihedalt seotud sotsiaalsusega, annab ta teatud mõttes ka distsipliini inimesele. Ja see distsipliin vähemasti minu enda põhjal, ma võin öelda, et hoiab mind kuidagi paremini fookuses ja hoiab nagu mõistuse teravana, et kas selle jaoks on mingit rohtu, et hoida pea teravana, olla fookuses ja olla selge? Ega otseselt selle jaoks konkreetselt ravimit ei ole, et ikkagi tähtis on see enesedistsipliin ja rutiin enda jaoks tekitada, et rutiini kadu on üks suurimaid murekohti, ma arvan, praeguses olukorras ja ka see rutiini kadu teistpidi tekitab veel omakorda pingeid, sest tundub, et aeg kaob käest, ei jõua, tegevusi tegelikult ju vähem ei ole, et see kõik tuleb samamoodi 24 tunni sisse ära mahutada. Ma tean, et on inimesi, kes näiteks söövad zhen-zheni juurt ja ütlevad, et see hoiab neid teravana. Kas siin on mingisugune tarkuse tera taga? No see on pigem nüüd ergutav vahend. Et hetkel tundub, et inimestel on energiat rohkem kui küll, et lisaenergiat hetkel sellises olukorras ei pruugi kõigil vaja olla. Mina lisaksin võib-olla psühholoogilisest nurgast siia juurde, et mis võib-olla aitab seda töödistsipliini hoida, motivatsiooni ja siis seda kogu olekut ikkagi üleval hoida, ongi need, mida seal kohvimasina ääres tehti, et seal ju tegelikult natuke ventileeriti, kes millega tegeleb, mis üldse toimub,
et kuidagi nagu see on selline ühe ree peale saamine uuesti ühe raja peale, et võib-olla selliseid kontakte teadlikult võiks suunata nagu rohkem just nüüd need kolleegid omavahel, aga ka nüüd mõned juhid, kes võib-olla seda seminari vaatavad, et see oleks nagu hea soovitus, et vähemalt kord nädalas võiks olla selline kohvipausi vestlus 15 minutit. Head seminari vaatajad, kui teil on küsimusi, mõtteid, siis siinsamas Facebookis, kus te seda asja vaatate, on võimalik ka kommentaare jätta ja just sinna kommentaaride alla me teie küsimusi ja mõtteid ootame. Aga kui rääkida veel võib-olla sellest rutiini olulisusest, siis ma olen isegi mõelnud, et äkki peaks tegema nii, et kui mu tööpäev algab kell 9, siis ma ikkagi ärkan nii nagu vanasti juba seal kusagil 7 ajal ja kell 8:20 lähen kodust välja, jalutan 35 minutit ja siis tulen koju, võtan asjad seljast ära ja hakkan tööle. Et tekitada mingisugune tunne, et ma olen justkui nagu läinud kodust tööle, hoolimata sellest, et need kõik on ühes ja samas ruumis. Ja see on ju suurepärane, et saab jalutada, saab värsket õhku, mõtteid klaarida ja valmistuda päevaks, et meil paratamatult lähebki aega, et oma mõtteid ka koondada. Võib luua nagu erinevaid rutiine omale, et võib minna jalutama, võib teha kuidagi märgistada oma kontori uks ära teiste pereliikmete jaoks mingite post-it paberitega, et kas nüüd on siis tõesti webinar käimas meil või võib segada ka ikkagi tööaeg ja siis, kui see tööaeg saab läbi, et võib-olla siis võiks veel mingit sellist rituaali endale välja mõelda, minna vahetada riided ära koduriietekski, et see signaal oleks nii iseendale kui ka oma pereliikmetele ümberringi, et nüüd see päev on tõesti läbi. Aga kuidas, Triin Ketlin, sinu praktikas praegu on, et kas pöördutakse rohkem ja kas pöördutakse teistsuguste muredega kui enne eriolukorra algust? Ma ei saa päris välja tuua, et oleksid teistsugused mured, et ikkagi mured on samad olnud. Võib-olla nüüd eelmisel nädalal, ehk siis 5. nädalal, eks ole, olid esimesed pöördumised nüüd konkreetselt sellest karantiinist tingitud selliste nagu jõuetuse ja lootusetuse tunnetega, kus siis inimestel on tekkinudki sellised keskendumisraskused ja kuidagi see ärevus on võib-olla inimest ära väsitanud, ma isegi ütleks, et need inimesed nagu on, ma arvan, et päris teadlikud, et nad ei tohiks üle muretseda, et tuleb, mis tuleb, et ma ei saa seda ise lahendada, kui ma muretsen kiiremini, siis see koroona ei lähe kiiremini üle või ma ei saa tervemaks sellest. Et see teadmine on kuidagi olemas, aga ma arvan, et see üleüldine küllastumus sellest infost, et seda infot on liiga palju samal teemal. Kaks asja, kaks sellist märksõna ja tegevust, mille peale ma ise olen mõelnud ja ma tunnen, et nad ka aitavad. Üks on füüsiline aktiivsus. Kui enne eriolukorra algust said inimesed igal pool saalides rassida, siis täna on näha ka tegelikult, et tänavatel on rohkem jooksjaid ja rattaga sõitjaid, minu arvates vähemalt. Ja teine asi on meditatsioon, et kui alustada sellest füüsilisest aktiivsusest, siis ma loodan, et ma olen asjadest õigesti aru saanud ja see on üks asi, mis justkui hoiab nagu 2 jalaga maa peal ja mõistust selgena. Ja see kindlasti hoiab pea selge ja jalad maas, et meil on tarvis ikkagi igapäevaselt ennast liigutada ja vähemalt 3 korda nädalas pulsitõusuga treeningut teha. Kuskil 30 minutit on juba hea. Aga need mõjud, ma arvan, et esimesed nädalad on see selline pseudomõju, et inimene ikkagi tunnetab ja arvab, et ma olen tubli, et pigem see on selline emotsionaalne mõju, aga füsioloogilisel tasandil see jõuab kuskil 2-3 kuu pärast järgi. Et kui seda režiimi hoida, siis üleüldine vastupanuvõime stressile ja ärevusele on kõrgem, kui selline treening on olemas.
aga muidugi tuleks tähelepanu pöörata ka mõtetele ja oma kontaktidele ja peresuhetele, et see ainult trenniga nüüd ka, et kui kuskil on ikkagi reaalne probleem suhetes või kuidagi tööalaselt oma mõtetes ollakse kuidagi mures, et siis sellega tuleks ka eraldi ikkagi tegeleda. Ja sportimisega on teistpidi see, et kui kohe ja liiga suure hooga hakkad, siis ilmselt jõuad üsna kiiresti sealt spordirajalt Triine juurde, kus siis on vaja osta endale valuvaigisteid ja salve ja kõiki muid asju. Kas selliste muredega pöördujaid Triine on kuidagi juurde tulnud? Olete märganud seda? Ma arvan pigem, et see tõuseb iga kevad, kui inimesed saavad hakata õues rohkem liikuma, et hetkel ei ole sellist trendi nii-öelda täheldanud, kuid pigem kevad, et just kasvab see, kas siis ütleme, aga üks asi on füüsiline koormus aiatöödel, mis tekitab vigastusi, lihased ei ole harjunud tööga, teistpidi just see sportimine, et inimesed lähevad ilusa ilmaga õue, hakkavad regulaarsemalt rohkem liikuma ja see toob vigastusi. No üks asi, millest tavaliselt sellisel perioodil räägitakse, on kevadväsimus. Sel aastal ilmselt tuleb kevadväsimus, kui ta tuleb siis hoopis teistmoodi ja kellel kuidas, et teinekord kevadväsimus on see, et päeval oled väsinud, tahad magada ja õhtul ei saa und. Et Triine, mida siis teha? Et kas ja millised nii-öelda käsimüügiravimid või käsimüügivõimalused ravimtaimede näol kas või siin olemas on? Ja, et regulaarne uni on meie jaoks väga vajalik, et tegelikult oleks oluline, et me magaksimegi iga päev samal nii-öelda kellele, kujundaksime endale kindel režiimi. Apteegist abi, mis siis võiks saada, on näiteks melatoniin, mis on ka organismis enda poolt sünteesitud hormoon, kuid seda sageli tekib ebapiisavas koguses, kui just on selline pingeline periood, stressirohke, ei ole regulaarset režiimi, et magataksegi päeval. Enne nii-öelda magamist kasutatakse ka eredaid ekraane, mis teistpidi ei lase sellele hormoonil organismis piisavas koguses tekkida. Et melatoniin on apteegis siis saadal väga mitmel erineval kujul, kapslitena, spreina ja väga ka erinevates annustes, et kindlasti ei tasu alustada maksimaalsest annusest, vaid ikkagi on mõeldud, et lahjemad doosid ennem, regulaarse kuurina see teha, et ei tasu ka loota, et ühes korras kasutamistes kohe on abi ja kõik taastub. Et tulebki vaadata ka lisaks siis ravimitele üle ka see oma üldine unehügieen. Siia juurde jälle nii-öelda kogemuslugu, et ma olen kunagi ühe korra elus lihtsalt niisama uudishimust proovinud Balderiani tabletti ja poole tunni pärast ma vajusin küll nagu nott kokku, magasin hommikuni. Et võib-olla on ka see midagi, mis aitab. Jah, et tegelikult on lisaks melatoniinil ongi väga palju taimseid variante olemas, et eelnevalt räägitud ka Balderianist. Seal samas on ka meliss ja humal, mis on väga head und soodustavad taimed ja neid on ka saadaval siis koos melatoniiniga, et mis siis taimed aitavad rahustada ja teistpidi nii-öelda melatoniin aitabki seda unisust siis tekitada. Et aga need ongi mõeldud õhtul tarvitamiseks just enam-vähem valida see kellaaeg, millal on soov magama jääda ja soovitatavalt iga päev siis ikkagi samal kellaajal. No naljahambad kindlasti võtsid siit kinni sõnast humal ja kes võib-olla seda siis liitrite kaupa pärast toidupoodi ostma läheb, et võib-olla ka see on üks asi, millega tasub praeguses olukorras pigem tagasi hoida. Või kuidas teile tundub? Kindlasti, et alkoholi tarvitamine ei soodusta esiteks uinumistega, tegelikult ei aita ka pingeid maha võtta. Ja tegelikult tuues välja neid meditatsiooniviise, et erinevad sellised visualiseerimisharjutused, ärksameelsuse harjutused, et võib-olla võiks neid teha enne magama minekut. Et kui juba voodisse minna, et siis võib nagu endale ka sellise reegli välja mõelda, et voodis ei tohi mõelda töömõtteid, ei tohi mõelda muremõtteid. Voodisse minnes ma kujutan ennast mõnda rahulikku kohta, mõnusasse kohta. Võib meenutada mälestust mõnest reisist või Eesti suvest.
mis mälestuspilt sellest tekib, et missugune oli loodus, kust poolt päike paistis, kust tuul, et ennast sinna viia ja sellise nagu rahuliku koha endale oma mõtetes luua. Et selline väikene harjutus ka võiks aidata enne magama minekut näiteks. Meile on Facebooki vahepeal esitatud küsimus ja Maiken küsib. Tere, olen juba 5 aastat töötanud kodukontoris ja minu jaoks pole karantiin midagi uut. Nende psüühiliste probleemidega võitlen juba ammu. Kas pikaajaline kollektiivist eemal töötamine võib tekitada ka sotsiaalsete oskuste kadumist ja sellest tulenevaid probleeme ning et mida soovitate ette võtta neil inimestel, kes töötavadki kodukontoris? Sotsiaalsetest oskustest. Ma arvan, et võib-olla me võime nagu võõrduda küll veidi sellest igapäevasuhtlusest. Et võib-olla ikkagi püüda leida endale teisi võimalusi selliste igapäevaste baasvajaduste täitmiseks, et suhtlemine kindlasti üks nendest ju on. Aga samas, kui on head sõbrad ja pereliikmetega käiakse läbi, et siis ei pruugi see probleem primaarselt olla ainult võib-olla kodukontorist tingituna, et võib-olla kodus olles, ma ei tea nüüd, eks selle kirjutaja kohta, aga võib-olla on kuidagi ka muud kodused kohustused jäänud väga ühe inimese kanda. Et kuidagi eeldatakse ju, et see, kes on kodune, et temal on ju aega seal ka koristada ja teha kõike muud. Et võib-olla tasuks vaadata üle nagu oma selline vastutuste koorem ja kui vaja, siis luua piirid ka ja need vastutusalad ära jagada ka nagu pereliikmete vahel. Et igal ühel oleksid ikkagi nii-öelda ülesanded, kohustused teada, olgu see siis tööajal või mitte tööajal. Ja just. Ja võib-olla natukene ka koduse kontori elust võiks rääkida ka pereliikmete rollide alguses, et meil on mitmed rollid, et võib-olla kodus töötades me võib-olla rohkem kipume jääma töötaja rolli või mis iganes spetsialist, juht, kes siis kodune on. Aga veel ja võib-olla teine selline peamine roll on vanem, lapsevanem. Aga tegelikult me oleme ju ka ise kellelegi lapsed, me oleme ja võib-olla kõige tähtsam, et me oleme paari suhtes, et kes on see meie kõrval, et pöörata ka tähelepanu sellele, et leida aega nagu üksteisele partneritena ja iseendale. Kindlasti see igatsus, mis on inimeste järele, kes on kusagil kaugemal, olgu see need vanemad või vanavanemad, on iseäranis suur. Ega siin ilmselt midagi muud ei olegi, kui tuleb püüda seda telefoni ja selle sama interneti teel kuidagi leevendada. Ja, et saab ju ikkagi ühendust luua, et natukenegi rääkida ja võib-olla mitte ainult muredest, vaid ka toredatest asjadest, mida me täna naljakat ja rõõmsat nägime, kuulsime, millega kokku puutusime, et just ka rõõmusid jagada ja lihtsalt seda kontakti püüda luua. Ma ei taha oma järgmise küsimusega kellegi vastu kuidagi taktitundetu olla, aga kas võib olla, et psühholoogiliselt selleks eriolukorraks on pisut paremini ette valmistatud näiteks need inimesed, kes ühel või teisel hetkel oma elus on pidanud vanglamüüre teist poolt vaatama, kes on viibinud pisikeses ruumis isolatsioonis pikka aega ilma selle ühiskonnata, milles me oleme harjunud toimima. Või teistpidi võib-olla hoopis näiteks rekajuhid, kes on harjunud ühes kabiinis tundide kaupa olema, mitte kellegagi suhtlema ja tegelikult mitte ka eriti liikuma. See küsimus on hästi mitmetahuline, eks, et ega seal vanglamüüride taga ja ka rekajuhi kabiinis on veel väga palju teisi asju, mis võib-olla varasemalt on seda stressitaset üleval hoidnud. Võib-olla on hoopis vastupidi, et kui see rekkajuht nüüd koju jääb,
et siis tema jaoks on see olukord, mis nüüd on nii normaalne, kus ta saab vabalt jalga sirutada ja pereliikmetega suhelda, mängida, teha, mis ta tahab. Ta võib teha trenni nüüd keset päeva, kui ta tahab. Et ta ei pea 12 tundi enam istuma autorooli taga. Et võib-olla see omakorda on muutus, mis tekitab stressi, et igasugune muutus tegelikult vajab kohanemiseks, nagu me vajame aega, et kohaneda nendega. Kuulge, aga kui püüda kuidagi anda mingisuguseid soovitusi siia, siis mis need põhilised soovitused teie poolt võiksid olla? Kuidas see eriolukord üle elada? Ma loodan siiralt, et käimas on selle, ma ei tea, viimane kolmandik vähemasti, et enam ei lähe liiga kaua aega, aga me ei tea. No, mina soovitakski hoida pea selge ja jalad maas, järgida riiklikke juhiseid, mida antakse, järgida, et mitte liiga palju meediat tarbida, üks kord päevas on piisav, kui see ei ole just tööülesanne. Et lihtsalt oma mõtteid hoida klaaridena, jah. Et panna ka tähele neid mõtteid, mis pähe kipuvad ja siis vajadusel rääkida, jagada oma mõtteid oma lähedastega või inimestega, kes on varasemalt olnud toeks. Ja miks mitte ka võtta see aeg võib-olla uurida natukene lähemalt ja pidada nõu psühholoogi või psühhiaatriga, et kui see vajadus on ikkagi olemas, et kui oma koduste vahenditega enam ei oska. Ja ikkagi rõõmu ja lust iga päeva ellu, midagi rõõmsat võiks näha. Magama minnes meenutada 3 toredat asja, mis täna on juhtunud. Nii et ühised tegevused pereringis kas või? Ja, just. Või need linnud, kes praegu pesa punuvad. Et esimesed tibud on vist juba olemas ka, et kui väga tähelepanelikult vaadata. Triine, võib-olla veel farmatseudi vaatest soovitusi? Ja, et eelnevad soovitused olid tegelikult kõik väga olulised ja ongi, kui nüüd vaevab mõni mure, et ongi see pinge kasvanud väga suureks, et see ei pruugi olla ainult siis ka kodukontoris, vaid see võib olla ka eesliinil töötavatel igapäev inimeste kokku puutuvatel inimestel, et siis küsida nõu julgelt. On olemas lihtsamaid vahendeid, mis aitavadki siis pinget maha võtta ja teistpidi ka jälgides oma unerežiimi. Kui on tarvis, siis julgelt võib pöörduda ka toodete osas küsimusest Südameapteegi e-apteegi. Seal saab vaadata erinevaid tooteid ja küsida ka nõustamist. Triine Talve ja Triin Ketlin-Siska, aitäh teile. Me tõmbame oma Confido ja Südameapteegi ühistööna eetrisse jõudvale veebiseminarile tänaseks joone alla, aga mulle tundub, et siin kas kahjuks või õnneks on teemat palju. Aga sellegipoolest ega vist ei ole muud soovida kõigile vaatajatele ja meile endile ka, kui tugevat tervist ja veel tugevamat närvi. Ja soovin ka, et püsiksime negatiivsed. Täpselt. Aitäh ja püsime siis negatiivsed ja oleme positiivsed.